Nii, aga ma arvan, et me siis alustame, eks ole. Nii, et ma teen väikese niisuguse sissejuhatuse, räägin meie õppekavast ja siis saavad sõna ka meie professor Kristi Kiilu EMTA-st ja Ardo Richter esimeselt kursuselt ja Piia Kajando teiselt kursuselt. Ja siis võib esitada küsimusi. Püüame vastata. Aga siis et tere, lugupeetud muusikaõpetaja õppekava huvilised. Minu nimi on Vaike Kiik-Salupere, olen Tallinna Ülikooli Balti Filmimeedia ja Kunstide Instituudi lauluõpetuse dotsent ja Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusikateatri Akadeemia ühisõppekava muusikaõpetaja, Tallinna Ülikooli poolne õppekava juht. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolne õppekava juht on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika õppejuht, professor Kristi Kiilu. Ja meiega on täna liitunud muusikaõpetaja teise kursuse magistrant muusikaõpetaja Piia Kajando ja esimese kursuse magistrant Ardo Richter, kes jagavad teiega oma kogemusi muusikaõpetaja õppekaval õppimisest. Õppekava õppenõustajaid on meil 2. Tallinna Ülikoolist Liise Lets ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast Katrin Puur. Aga vaatame siis õppekava. Magistri õppekava maht on 120 EAP-d. Muusikaõpetaja õppekava on sessioonõppes. See tähendab, et õppetöö toimub nädala lõpul, neljapäeval, reedel ja vajadusel ka laupäeval. Nii et sellega tuleb arvestada. Õppekava nominaalaeg on 2 aastat, kuid täiesti aktsepteeritav on õppekava läbida 3 aastaga. Näiteks saab jätta magistritöö kirjutamine 3. aastale. Igas semestris tuleks 2 aasta õpingu korral sooritada aineid 30 EAP ulatuses semestris. Semestrid on jaotunud esimese aasta sügissemester ja kevadsemester ja teise aasta sügissemester ja kevadsemester. Ja järjest enam kasutatakse meil võtta võimalust ehk siis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel. Nüüd aga vaatame õppekava mooduleid lähemalt. Ja moodulis süvendatud aineõpingud, mida õpetatakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, on kohustuslikult vaja sooritada aineid 15 EAP ulatuses. Näiteks aines muusikahariduse alused, filosoofia ja ajalugu saate ülevaate muusikahariduse filosoofilistest koolkondadest. Vaba klaverisaade kestab 4 semestrit ehk 2 aastat ja käsitleb meloodia harmoniseerimist, tähtharmoonia tundmaõppimist ja nende praktilist kasutamist. Plokkflööt muusikaõpetuses annab oskusi integreerida muusikaõpetuses pillimängu kas saatena või iseseisva tegevusena. Süvendatud aineõpingud valikainetest saab üliõpilane valida 10 ainepunkti ulatuses endale huvi pakkuvaid aineid. Õppekavas on aineid valikuks väga palju, momendil 55. Kuid üliõpilased, kes ei ole varasemate õpingute käigus läbinud aineid dirigeerimine, orfipedagoogika ja Kodai metoodika, peavad need ained valima mooduli valikainete hulgast, sest need teadmised on muusikaõpetaja õppekaval õppijatele väga olulised. Moodulis üldkasvatuslikud psühholoogiaaineid antakse Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi poolt kõikidele õpetajakoolituse erialadele. Need ained annavad kaasaegse ülevaate erinevatest õpikäsitlustest, inimese arengust ja haridust mõjutavatest protsessidest.
Saate teadmisi tunnetusprotsessidest, sealhulgas mõtlemisest ja emotsioonidest ja nende rollist õppimisel. Käsitlete õpilaste eripära ja sellega arvestamist, käsitlete aktiivsus- ja tähelepanuhäireid, käitumisraskusi, kaasavat haridust ja selle rakendamist, käsitletakse erinevaid juhtimisstiile ja kuidas toime tulla näiteks konfliktidega grupis. Ainedidaktika ja praktika moodulis on kohustuslikke aineid 33 EAP ulatuses. Praktikal täidab üliõpilane erinevaid vaatlusülesandeid ja praktiseerib omandatud oskusi. Alushariduse muusikadidaktikas ja praktikas käsitletakse muusikaõpetust koolieelsetes lasteasutustes. Need ained annavad kaasaegsed teadmised ja oskused muusikaõpetajatele lasteaedades muusikaliste tegevuste läbiviimiseks. Aine hääleõppe, mida annan mina, annab ülevaate hääle tervislikust kasutusest, käsitleme laulmist ja kõnehäält erinevas vanuses, teeme erinevaid hingamis- ja hääleharjutusi, käsitleme esmaseid hääle juhendamise põhimõtteid ja käsitleme teemat esinemisärevus ja hääl ning kuidas esinemissituatsioonidega kõige paremini toime tulla. Muusikaõpetuse didaktikast ja praktikast põhikoolis ja gümnaasiumis annab ülevaate professor Kristi Kiilu. Kas soovite seda teha nüüd või annan sõna hiljem? Teeme vist siis hiljem kõik korraga. Teeme hiljem. Lähen edasi. Ainedidaktika ja praktika valikmoodulis. Siin tuleb valida 3 EAP ulatuses aine, kas siis muusika erivajadustega laste arendamisel või multimeedia muusikakasvatuses. Need toimuvad vastavalt kas sügisel või kevadel. Moodulis kasvatusteaduslik uurimistöö on 9 EAP ulatuses kohustuslikud ained ja need ained annavad kindla teoreetilise ja praktilise aluse magistritööga alustamiseks ja tegelemiseks. Õpingute lõpus kaitseb muusikaõpetaja õppekava läbinud üliõpilane magistritöö ja saab akadeemilise kraadi haridusteaduste magister, muusikaõpetaja Master of Arts in Education ja lõpetajale omistatakse õpetaja tase 7 kutse. Nüüd sisseastumiseksamid. Avalduste esitamine toimub 19. maist kuni 30. juuni kella 12-ni. Infosüsteemis SAIS. Sisseastumiseksam toimub muusikaõpetajatele 7. juulil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kell 11 ruumis C105 nimekirja alusel. Loominguline konkurss koosneb 5 tegevusest. Esiteks, a cappella laul ehk siis saateta laul ja see moodustab 100% tulemusest 20%. Teiseks, klaveril tuleb esitada ettevalmistatud käibel olevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulusaade koos meloodiaga, ilma lauluta. Ja see on 20% 100%. Kolmandaks, mängida lehest klaveril komisjoni poolt antud laulu muusikaõpikust. See on siis nagu prima vista. Ja see moodustab 10% 100%. Ja siin tuleks tähele panna kõigepealt helistike märke, taktimõõtu, rütmi ja meloodiat. Väike ettevalmistus hetk on, aga mitte väga pikalt, tähendab, kuulame, kuidas teil see siis õnnestub sel korral. Neljandaks on muusikateoreetiliste teadmiste suuline eksam. 2025. aasta suulised eksaminõuded on leitavad kodulehelt. Ja see moodustab ka 20% 100%. Nüüd viimaseks, 5. on intervjuu, mis moodustab 100% 30%. Intervjuu vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused
õpetajana töötamiseks, sealhulgas suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus edasiseks professionaalseks arenguks. Mainin siinjuures ära, et muusikaõpetuse konsultatsioone ülikooli sisseastujatele viib Tallinna Ülikoolis läbi dirigent Raul Talmar ja järgmine kohtumine on juba teisipäeval 29. aprillil kell 18:00. Võimalus on kodulehel koolitusele registreeruda Tallinna Ülikool BFM-i koolitused muusikaõpetuses ülikooli sisseastujatele. Ja mina nüüd tänan kuulamast ja annangi sõna professor Kristi Kiilule. Aitäh! Tere minugi poolt ja nüüd dotsent Vaike Kiik-Salupere rääkis kenasti põhjalikult ära, et mis siis õppekava sisaldab, aga ma alustaksin nagu natuke kaugemalt, et miks üldse tulla sellele õppekavale õppima. Et ma loodan, et me muidugi väga soovime, et te oleksite väga teadlikud õppekava valijad, aga mõnikord võib ikka juhtuda, et päris täpselt veel ei tea, kas see õppekava on minu jaoks või ei ole, et siis selleks ma nüüd võtaks mõni minut. Muusikaõpetaja õppekava, mida me õpetame siis Tallinnas 2 ülikooli koostöös, minu arvates tema suurim pluss ongi see, et te saate mõlemast ülikoolist parima. Ehk et Tallinna Ülikool lisab sinna või annab panuse õpetajakoolituse ainetes ja Balti filmi ja meedia ja kunstide kooli poole pealt oma vaimu ja väe ja Muusikaakadeemia poole pealt pakume me kõrgetasemelist muusikaõpet. Ja kõik need Vaike poolt nimetatud 56 ainet, mis tuleks tegelikult jagada vähemalt poolega, sest et meil on erinev ainete nimetamise süsteem, et meie ained on kõik aastapikkused, aga Tallinna Ülikoolis tuleb iga semester eraldi deklareerida, et need annavad jälle väga suure variatiivsuse ja valiku võimaluse, mida siis veel oma huvist lähtuvalt juurde õppida, kui seda soovi peaks olema. Mida tähendab täpsemalt sessioonõppe, just seda, et te saate selle õppimise kõrvalt töötada, aga me paneme teile väga südamele, et täiskoormusega töötamine ja täiskoormusega õppimine võib olla lihtsalt väga keeruline, et kuigi selle õppe nimetus on sessioon, siis see tähendab seda, et ta toimub sessioonidena iga nädal neljapäev, reede, laupäev. Esimesel aastal kindlasti ka laupäev. Aga see ei tähenda seda, et see maht oleks kuidagi nagu väiksem, kui oleks päevaõpe. Ta lihtsalt on jaotatud sellistele päevadele. Nii et kui te teete selle otsuse ja tulete õppima, siis varuge endale ka seda aega, et tõesti õppida. Ja me oleme väga lihtsalt ära jaganud, et neljapäeviti käivad tudengid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Tatari tänaval ja reedeti ja laupäeviti on nad Narva maanteel, aga seal jah, et selles suures kompleksis Tallinna Ülikoolis. Nii et see mõte veel, et on ühendatud teooria ja praktika, et on võimalik kuulata põhjapanevaid loenguid ja samas on võimalik praktiliselt osaleda erinevates õppeainetes, ka muusika mõttes praktiliselt. See on, ma arvan, selle õppekava väga suur võlu. Ja võtan nüüd veel aega, et rääkida siis Muusikaakadeemia poolt antavatest ainetest. Et meie vastutusvaldkonnas on siis valdavalt muusika praktilised ained, aga osa ka didaktikast. Need nimetatud kohustuslikult valitavad ained orfpedagoogika ja Zoltan Kodai metoodika ja relatiivne solfeggio on siis sellised ained, kus õpitakse erinevaid metoodikaid. Mitte veel päris koolididaktika võtmes, vaid õpitakse selgeks need metoodikad, et kindlasti, kui teil on huvi juba muusikapedagoogika vastu, siis olete kuulnud Karl Orffist ja tema metoodikast või Zoltan Kodaist ja relatiivsest süsteemist. Didaktikad sisaldavad meil siis tõesti õpetamist kooli muusikaõpetuses ehk õpime õpetama üldhariduskooli muusikatundides. Ja need on jagatud siis sellest aastast esmakordselt põhikooli didaktika ja gümnaasiumi didaktika. Lahutamatult käib didaktikate juurde vaba klaverisaade.
tudengid ütlevad, et see on kõige olulisem aine, mis aitab reaalselt ellu jääda klassi ees. Ja see on ka sedavõrd võib-olla natuke keerulisem, et ta nõuab hoolt ja vaeva ja harjutamist ja meie tudengid kindlasti seda teile ka siin natuke räägivad, aga ma loodan, et ka sellega seonduvalt siis nendest eduelamustest, et kui te tõesti lähete praktikale ja saate kõigega hakkama, et siis on seda tore kuulda. Et eile kohtasin just Ardo praktikajuhendajat Lii Tammeriki, kes kiitis, et Ardo suurepäraselt saab praktikal hakkama ja potentsiaal on väga suur. Nii et selleks, et õppustel on raske, siis kerge on lahingus. Ja ega siis hetkel mul muud pähe ei tulegi, kui et anname sõna Piiale, kes on kohe lõpetamas. Täna just sooritas väga edukalt eelkaitsmise, kirjutab oma magistritööd ja ole hea, Piia, jaga meiega siis neid hetki, mis on olnud toredat ja võib-olla ka väljakutseid meie õppekaval. Nii, tere. Ma ei tea, kuidas ma siia ekraani peale, kas ma olen nähtav. Nii, et ma olen endale väga tänulik, et ma kunagi tegin selle otsuse, küll väga rutakalt, aga ikkagi, et otsustasin lõpuks tulla siis magistriõppesse ja pean ütlema, et see aeg on tegelikult läinud väga kiiresti, et nüüd ongi jäänud veel viimased kuud. Ja võin öelda, et olen selle ajaga muutunud väga enesekindlaks või palju enesekindlamaks just koolis, klassi ees, et see on mind väga palju aidanud. Ja tegelikult mõlemast vaatest, et nii siis õpetajakoolituse vaatest kui ka siis muusika õpetamise seisukohast. Ja minule just meeldib, et see on 2 ülikooli koos ühisaine kava. Et ongi, et Muusikaakadeemias ongi selline oma kursus ja selline nagu tekib selline väike kogukonna tunne ja selline mõnus ühisõlatunne, aga Tallinna Ülikoolis on siis tõesti need suured auditooriumid, kus on kõik palju erinevaid aineõpetajaid koos, mis on ka hea kogemus, et see annab nagu mingi ülevaate ka teiste ainete õpetajate tööst minu arust, et meil oli seal väga palju rühmatöösid ja kuidagi oli hea tunda õppida. Aga nüüd EMTA ainetest mind huvitas väga just see klaverisaade. Ja see, et sain küll täpselt, mida ma ette kujutasin, et ma ei osanud neid laulusaateid eriti hästi ise kujundada. Ja nüüd ma olen selles ka palju tugevam ja tõesti, et klassi ees hätta ei jää. Et see oli mul nagu üks eesmärk. Siis näiteks veel pillidest, et plokkflöödiõpe oli ka, saime väga hea tugeva didaktilise põhja just, et kuidas õpetada pilli klassis, et üks asi on õpetada nagu individuaalõppes lapsega kahekesi olles, aga teine asi on see, et kuidas õpetada siis, kui pead tervele klassile pilli selgeks õpetama. Ja see oli ka väga hea kogemus, eriti kui ma käisin ka praktikatunde vaatamas, siis tõesti, et kõik need didaktilised nõuanded nagu toimisid, et see oli väga hea kogemus. Ja siis me saime ju ka kitarriõpet veel. Et kõik need pilliõpped on tegelikult väga kasulikud muusikaõpetajale, et muusikaõpetaja peakski valdama mitut pilli, et orgpedagoogika jällegi mõnus selline väike grupp, et sa ise kõik läbi teha, et kõik need astmed läbi proovida. Mis ma nüüd ütlen, et näiteks töö kõrvalt käia koolis, et see on täiesti tehtav. Et ma soovitan nüüd nendele sisseastujatele, kes tahavad tööl edasi käia, et ka kindlasti kooli juhtkonnaga rääkida, et teil on selline plaan ja et
et sügisel tunniplaani tegemisel juba, et nad oleksid teadlikud, et nad saavad arvestada sellega. Et ma tean, mina ise ja ma tean paljud minu kursusekaaslased ka, et nad nagu oluliselt tegelikult ei vähendanud seda koormust, vaid et kui on hea koostöö õppealajuhatajaga, et siis saab need tunnid panna näiteks 3 päevale. Ja siis, aga kindlasti soovitan jätta neljapäeva, reeded täiesti tunnivabaks. Et eriti nüüd muidugi siis ei tule kõne allagi, kes sõidavad kaugemalt, et ma tean, et võib-olla Tallinna inimesed, mõnedel olid tunnid ka nendel päevadel, aga ma ei soovita, et tegelikult on väga hea pühendudagi, et mina tulin Tallinnasse ja siis ma olingi täiesti nagu tudeng, et mul ei olnud nagu teisi muresid. Et aga tegelikult on see võimalik. Siis ma mõtlen, millest ma veel räägin. Praegu ei tule kohe meelde, et äkki keegi küsib midagi. Aga anname siis, aitäh sulle, Piia, Jah. et anname siis sõna ka Hardole, kes on meil esimesel kursusel ja astus eelmisel aastal sisse ja räägi oma aastast. Ja tervist, minu nimi on Ardo Richter ja mina olen siis muusikaõpetaja magistri esimese aasta tudeng. Ja mina ütleksin seda, et mul on siiamaani väga positiivsed emotsioonid selle kõige suhtes, et kindlasti on mingisuguseid selliseid asju, mida mis on väljakutsuvad olnud, aga pigem kõik need õpingud, need pilliõpped, et kõige olulisem on see, et kuidas õpetada pilli teistele edasi, mitte see, kui hästi sa oskad seda lõpuks mängida, vaid see, kuidas sa oskad õpetada seda. Ja ma ütleksin ka, et minu selline kõige erilisem, või mind on ka huvitanud just kõige rohkem see klaverisaate kujundamise asi, et see, et kuidas sa mingis loos tead, et okei, et selles stiilis ma mängin, nüüd sa oskad seda stiili struktuuri mängida ja oskad seda teistesse lugudesse ka edasi kanda, et see on hästi oluline. Ja lisaks sellele, et sa saad seda nagu koolis õpilastele mängida, siis mina olen leidnud ka seda, et tegelikult kui on perekeskis, ütleme, oled kuskil mingisugune istumine ja siis sul on mängida siukseid tuttavaid lugusid, näiteks Eestlane olen või Mul meeles veel, et see on just nii nagu selline ka toob kohe perekonna kokku, et see on nagu äge. Ja mis veel, ma näiteks Karl Orfi pedagoogikast ütleksin seda, et ma ei teadnudki, et nii nagu loominguliselt ja mänguliselt on võimalik nagu õpetada tegelikult muusikalisi siis erinevaid osasid, et liikumist ja improvisatsiooni, siis omaloomingut ja laulmist, et kuidas see kõik grupitöös teha, et alustada väikestest etappidest ja jõuda tegelikult väga ägedate koostöödeni välja, et see on minu meelest väga äge olnud. Ja jah, tegelikult nendest pilliõpetest juba räägiti, et plokkflöödis näiteks oli ka, et kui me siin esimesel aastal tegime seda, siis nüüd, kui ma olengi näiteks esimesel kooliastmel siis praktikat andmas, siis oli kohe vaja tegelikult seda, et need flöödi siis mänguvõtteid tunda, et seal oligi niimoodi, et läksin praktikale ja siis ei olnud mitte päris nii, et ma teen täiesti enda tunnikava, vaid ma ikkagi nagu jätkasin sellest kohast, kus nemad olid juba pooleli. Aga selle jaoks oli mul juba vaja vastavaid teadmisi, et suuta nagu selle koha pealt edasi minna. Nii et ma arvan, et selles mõttes ma tunnen, et ma sain vastava aluse alla selle jaoks, et juba koolis täita korra seda õpetaja kohta ka, et sa saad seda praktikat. Ja mis ma veel? Jah, nendega on siis niimoodi, et kui on siis need õpetaja või siis ühesõnaga need psühholoogilised ja need siis õpetajaks õppimise tunnid, mis on siis Tallinna Ülikooli poolt, et need on siis laupäeviti nagu üle nädala, et nagu reede-laupäev üle nädala, et siis teine, et siis kui see nädal, mis sinna vahele jääb, saab siis konkreetselt käiagi vaatluspraktikal, kogeda kõiki neid asju, mis te olete õppinud selles nagu eelmises tunnis seal, selles psühholoogilisema poole pealt, siis vaatlete tundi, vastavalt selle teete analüüse, et selles mõttes ma võin täiesti öelda, et see teoreetiline ja praktiline käib käsikäes ja see on väga hästi selles mõttes korraldatud. Jah, ja praegu ma ega rohkem, jah, pigem on selline positiivne aga seda küll jah, et kui käia tööl nüüd kuskil, et siis tegelikult see on hea koht, kus õppida konkreetselt oma aega planeerima, et seal tuleb seda hästi teha, et ongi see, et
et on töö ja sul on õpingud, aga et siis kuidas sa oskad nad niimoodi siis nii-öelda panna üksteise nagu kuidas nad ära reastada selles mõttes, et kõigega hakkama saada. Ja osade ülesannetega ongi nii, et tulebki lihtsalt natuke varuda rohkem aega. Kui sa näed, et okei, et neljapäev, reede, laupäev on meil tunnid, teisel päeval ei ole, et saab koolis käia, aga peab arvestama ka sellega, et on osad nii-öelda mahukama nii-öelda siis tunniga või ütleme, et osad võib-olla võtavad 4-5 tundi näiteks, kui on vaja analüüsida niimoodi, et siis sellega arvestada. Aga tegelikult ained on põnevad, ülesanded on põnevad, nii et mina väga soovitan. No ma siia juurde veel kõlan sulle, et Ardo lisaks kõigele veel ka laulab kooris ja laulab ansamblis ja et tegelikult, jah. Ja ma ühe asja lisaks ka veel. Nimelt on ka see, et kui need valikainete võtmised on, siis mina hakkasin vaatama, et mis veel valikained on. Et lisaks sellele, et ma käin dirigeerimist tegemas, et siis mina läksin sellisesse ainesse nagu näitlejameisterlikkus ja teatriteooria. Ehk siis ma käin ka seal ja saan tegelikult seda kogemust, et kuidas näiteks ooperilauljad peavad siis nii-öelda lavalise tegevuse juures leidma selle toe, et hääl kannaks ja tuleks välja ja kogu see nii-öelda näitleja meisterlikkus, et kuidas situatsiooni mängida laval ja ühesõnaga niimoodi, et sihuke hästi huvitav. No nii, väga hea. Kas kellelgi on tekkinud juba mingeid küsimusi? Et võime siin kohe Ardo, Piia, Kristi, me oleme kohe valmis siin midagi vastama. Küsige julgelt. Kui pikk see õppepäev, näiteks neljapäev või reede, et näiteks arvestada, et millal siis näiteks ma harjutan pilli, et kas sealsamas ülikoolis saab vahepeal harjutada? Ma alustan vastamist, kuna ütleme, lähme nädalapäevade järjekorras, et neljapäev on Muusikaakadeemia päev ja see päev on niimoodi, et seal päeval on aega natuke pilli harjutada. Nadja, sinul, kui sa oled käinud läbi relatiivse solfeggio ja orfpedagoogika, et näiteks Ardo päev vist on niimoodi, et algab 10 hiljemalt ja läheb välja kevadsemestril läheb välja kella 4-ni. Aga sügissemestril läks ikkagi välja peaaegu 6-ni. Et see on nagu keeruline. Aga teistel päevadel saab harjutada ja teile saavad olema kõik need tingimused, et te saate võtid võtta ja nii edasi. Aga siis reede ja laupäeva osas räägib äkki Vaike. No ütleme niimoodi, et meil saab harjutada klassides, kui need on ette broneeritud ja siin tulevadki õppenõustajad. Liise Lets on meil Tallinna Ülikoolis ja need tuleb lihtsalt broneerida ja siis saab ka loomulikult. Ardo võib siin natuke rääkida võib-olla, et oled saanud harjutada meil? No mina olen saanud harjutada, et mul on muidugi olnud see ka, et mul on nagu, ühesõnaga mul on nii-öelda bakalaureuse ajast on tegelikult veel nagu kaart, millega ma saan nii-öelda klassides käia, et see on see asi, aga see on see minu privileeg nii-öelda, et ma õppisin BFM-is enne. Et muidu on see, et kirjutad Liiselile, kirjutad mis klassis, mis kellast, mis kellani, saad selle nii-öelda siis broneeringu sinna ja siis vastavalt sellele siis lähed näiteks minust Vitamaja klass saab ikkagi võtta Maremaja palvelauast, et siis võtad sealt, võtad kaardi ja siis saad sisse ja saad harjutama minna. Küsimus oli vist tegelikult nagu päevade pikkuses, et nüüd kui ma siis mälu järgi välja pakun, reedel on niimoodi, et kui on õpetajakoolitusained, siis need algavad kell 10 ja lõpevad ka õhtul kell 6. Et üle reedet ja laupäev samamoodi, üle reede ja üle laupäeva on need ikka väga pikad päevad ja siis need reeded, mida BFM sisustab, et need on natuke lühemad, aga reeded kindlasti ja mõned laupäevad ka. Me päris täpselt ei tea, et nüüd tuleb uus õppeainete jaotus, et võib-olla laupäev jääb vähemaks, kuna üks aine haridusteaduste osas liigub teisele aastale. Et võib-olla seal on midagi, aga põhimõtteliselt oleks nagu mõistlik arvestada, et neljapäev, reede, laupäev on nagu täispäevad ja siis, kui nad ei ole, siis on puhkus.
korra kommenteerin jah, et Jaa. neljapäeval on olemas küll nii-öelda see üks nii-öelda paus seal vahel, mis on pooletunnine paus, aga no mina pigem soovitan seda kasutada söömiseks ja enda kosutamiseks. Seda nii palju harjutamise jaoks. Siis jah. Jah, et kas on veel mingeid küsimusi? Te mainisite midagi võttast, et oletame, ma olen nagu tööl käinud lasteaias ja koolis, et kas sealt saab midagi ka kuidagi, ma ei tea, üle võtta või kuidas see käib, ma asi väga ei ole. Tähendab, et jällegi kordan siin meie õppenõustaja Liise Lets, siis võtate temaga ühendust ja tema annab teile täpsed juhised, mida te tegema peate. Et seal on vastavad formulaarid, mida peab täitma ja seda peab tudeng ise tegema, sest et seda keegi nagu kellegi eest ei tee. Aga teie ka teate kõige paremini, mis teil on tehtud ja mida see sisaldab. Nii et jah. Ma kommenteerin ainult nii palju, et on hästi oluline, et kus te neid aineid nagu soovite üle kanda. Et kui teil on, eks ju, siin võib ka olla, kes on Tallinna Ülikooli taustaga sisseastujad, et nemad peavad Tallinna Ülikoolis kandma need ained siis üle, kui nad soovivad neid kanda kas töökogemusest või soovivad Tallinna Ülikooli ainet varem õpitud, mis on näiteks üle õpitud või on õppinud teisel magistriõppekaval üle. Kui on meie ehk EMTA koodiga aine, siis tuleb jällegi kanda EMTA-s üle ja on tõenäoline, et Nadjal on midagi bakalaureusest üle õpitud, et siis tuleb vaadata seal, et lihtsalt, et ei peaks maksma, siis me oleme omavahel nüüd Tallinna Ülikooliga reguleerinud olukorra niimoodi, et need ained, millel on Tallinna Ülikooli kood, tuleb kanda seal üle, millel on EMTA kood, tuleb kanda EMTA-s üle. Et siis nii saab tehtud. Ja nõustaja jälle aitab. Aga meie majas on lihtsalt see nõue, et see peab olema tehtud novembri lõpuks. Ja et nagu kevadsemestri ained tuleb ka kanda üle novembri lõpuks. Aga hea küsimus. Ja muidugi tähendab, et alati on need olukorrad vastavalt siis inimesele, eks ole, need on väga erinevad, nii et nagu ütlesin, õppenõustaja on siin suureks abiks ja siis meie tuleme sinna juurde, kui teie olete juba algatanud. Nii et jah. Ma ütleks veel ühe olulise asja ja siis ootan veel küsimusi, et kui te hakkate meid üles otsima, et kuhu avaldust seal sai siis esitada, siis on väga oluline, et te alustaksite Tallinna Ülikoolist. Et see õppekava asub Tallinna Ülikooli nimekirjas, et kui te otsite EMTA-st seda õppekava, siis te ei leia. Et saisi lähete sisse, võtate Tallinna Ülikool, siis arvatavasti seal on õpetajad ja otsite muusikaõpetaja ja siis saab esitada kenasti dokumendid. Et kuidas sulle, Ardo, tundusid sisseastumiseksamid? Vaata, sa eelmisel suvel astusid, sinu käest on hea küsida, et kuidas ta tagantjärgi tundub? Ei, tegelikult olid täiesti selles mõttes ju ei olnud midagi liiga nagu rasket selles mõttes. Muidugi pidi nagu uuesti üle vaatama mingeid asju ja uuesti meelde tuletama, mis ongi väga vajalik. Ja kui ma praegu mõtlen selle peale, et näiteks kui ma sain kogeda seda, et kui ma mängisin Prima Vistat, siis seda siis nii-öelda laulusaadet seal, et kui palju ma tegelikult olen sellest praeguseks nagu arenenud nagu edasi. Et nüüd ma nagu pigem, kui ma vaatan noodile otsa, siis ma oskan öelda pigem, mida ma valesti tookord tegin. Et see on nagu see kõige positiivsem asi. Küsin sellist asja, et kas Prima Vista mängimine, kas siis oli ka tarvis mängida meloodia pluss saade või ongi nagu seatud saadeloole? Seal on meloodia ka. Ja, Meloodia ka mängida, jah. et see on tegelikult üks lihtne lastelaul, kus on meloodia ja akordimärgid ja me lihtsalt palume, et mängida nii palju, kui palju te suudate sealt maha lugeda. Et on olnud erinevaid variante, et mida siis suudetakse maha lugeda, et ideaal on tõesti, et on meloodia, on bassiliin, on harmoonia. Kui seda on liiga palju, siis on meloodia bass
ja võib-olla mõni harmooniline akord, et ei ole sellist püsivat struktuuri. Jah, et ühesõnaga, et see, ma ei ütleks, et see on niivõrd, noh, ta on mingil moel test, et siis me lihtsalt teame, et kust me teiega alustame, kust me õpetamist alustame. Et ta pigem näitab nagu seda, et kui palju te haarate korraga ja võib-olla mõnikord on ka niimoodi, et sisseastuja on juba nii hästi mängib, et me võiksime küsida, et võib-olla tal ei ole seda ainet enam vaja. Aga täna meil muidugi nii paindlikke lahendusi veel ei ole, aga tulevikus me küll mõtleme selle peale. Ja ma kommenteeriksin siia juurde, et mitte, et ma nüüd kedagi oleks ära ilmutanud, et see jube raske on. Kindlasti mitte, aga lihtsalt, et lihtsalt saab palju veel kogemusi juurde, lihtsalt see õpingute käigus, et kuidas seda saaks veel paremini mängida, see on see mõte. Aga mida ma kindlasti ütlen, et nagu mõtestage ennem läbi ja vaadake kindlasti nagu läbi, mida te hakkate mängima, et mitte siuks-jauh, ma natuke tegin tookord nii, aga nüüd ma tean. Jah. Aga mida ma võib-olla lisaksin ka, et nüüd peale Covidi pandeemiat, siis meil sai üsna omaseks niisugused kohtumised Zoomis ja Teamsis, et tegelikult on palju, ma isegi ütleks jah, et palju võimalik kaasa teha vajadusel siis virtuaalselt. Et mis sa selle kohta, Ardo, ütleksid? Selle kohta oskan ma nii palju öelda, et seda üldiselt kõige rohkem nii-öelda siis sinu tunni ajal. Et selles mõttes jah, sest et meil pigem on see, et kui meil on need reedeti, laupäeviti on siis need psühholoogilised ained, et siis vahepeal on nagu e-õpe, mis tähendab seda, et õpetaja paneb siis teatud lingi, sa ikkagi pead arvestama sellega, et ei ole niimoodi päris, et teed 10 minutit ja valmis, et ta ikkagi on nagu tund selles mõttes, et sa nagu ikkagi nagu analüüsid, vaatad mingeid videosid läbi, aga lihtsalt see ei tähenda, et sa oled nagu koha peal, vaid sa kodus oma arvuti taga. Või siis jah, on ka mingi selliseid, kus tehakse Zoomis, aga ikkagi ütleme nii, et ta on jaotatud. Ja see on pigem rohkem nii-öelda siis Tallinna Ülikooli stiili, et EMTA-s me oleme üldiselt kohe koha peal. Ja ma kommenteerin siin, et meil on EMTA-s üks aine on muusikahariduse alused ja filosoofia, mis järgmisel aastal tuleb Hardol, et see on veebipõhine aine, aga üldiselt kõik teised ained on koha peal ja see mõte on just see, et õpitakse praktilisi asju. Küll, kui mõni üliõpilane on pikalt haige, siis ma tean, et vabaklaverisaate õpetamine käib ka niimoodi, et vahendatakse videosid, et siis ei ole ta Zoomis, aga et saadetakse ja siis õppejõud kommenteerib lihtsalt, et see ei jääks nagu harjutamisprotsess seisma, sest et see on nagu kriitiliselt oluline, et see maht on päris korralik. Aga jah, et EMTA seda veel väga palju ei toeta, välja arvatud siis selle ühe ainega, mis on veebipõhine. Ma isegi täiendaks, miks, sellepärast, et kuna didaktikas me näiteks olemegi konkreetselt, võtame selle tunnikava, mis me oleme teinud, me oleme klassi ees ja me teeme selle nagu praktiliselt läbi, nagu oleksid õpilased, siis meie tudengid oleksid nagu õpilased. Ja näiteks, kui me Orfis kasutame ikkagi Orfi pille ja selle unustasin ka öelda, et väga hea ülevaate saab Orfi pillide nii-öelda, millised pillid on ja mänguvõtted ja kõik see on väga oluline, et kõik koos mängimised või siis Kodais siis astmete laulmine, et sellist asja ei ole võimalik väga Zoomi kaudu teha, see ei annaks väga midagi. Et sellepärast see on ka mõte, miks nad on pigem on kõik nagu koha peal koos. Ja, aga miks ma Zoomist rääkisin, ongi see, et juhul, kui nüüd tõesti elus tuleb igasuguseid asju ette ja terviseprobleemid ja niimoodi, siis sellised võimalused on meil ikka kasutusel. Et selles suhtes julgustada. Teine võimalus on ka see, et lihtsalt anda õpetajale teada, et sa ei saa koha peal olla. Näiteks mul oli niimoodi Kodais, et ma pidin, ühesõnaga olin haige või siis oli mingisugune muu esinemine ja kui sa saad õpetajaga läbi räägitud, seda saab selle materjali sulle saata ja tegelikult meil on üldine siis muusikaõpetuse didaktika nii-öelda siis valikartikleid, selline raamat, mille kaudu siis tegelikult hästi palju õpetatakse, et siis ongi, et vaatad neid asju, mis õpetaja tahab anda ja siis loed veel seda kohta ja siis saab ka. Aga üldiselt mina ütlen, et parem on koha peal käia. See on kindel. Nii, kas on küsimusi?
võib-olla ka Piiale. Piia on tõesti tegevõpetaja ja äkki on kellelgi selles mõttes mingeid küsimusi, mida me ei oskakski küsida. ja Piia, et kuna sa tuled igal neljapäeval, reedel ja laupäeval Pärnust, et julgusta, et kuidas see nagu kaugelt sõitmine on? Ma võin öelda seda, et kui ma hommikul Pärnus bussi peale istun, siis ma näen tervet bussitäit omasuguseid inimesi, kõikidel on läpakad lahti ja hakkab hommikul vara üks bussis selline läpaka klõbin peale. et isegi bussis juba tekib selline omamoodi kogukond. Et minul oli küll selles mõttes mul vedas, et mul oli võimalus jääda ööseks Pärnus või sinna Tallinnasse, et ma nüüd iga päev ei sõitnud edasi-tagasi, kuigi ma tean, et on ka selliseid tudengeid, kes tõesti hommikul tulevad, õhtul lähevad, ja see 2 tundi või ütleme natuke vähem, mis see buss sõidab, bussid on nii mugavad, et see aeg saab ilusasti õppimiseks ära kasutada, et väga palju kirjalikke töid, mis oli vaja teha, et ma just plaanisingi, et bussis teen. Et bussisõiduga nagu selles suhtes probleeme ei olnud, et sellega saab hakkama. Ma tahtsin korraks veel öelda juurde, et ikkagi ma mõtlen, et kes hakkab käima, et plaanik ikka koha peal käia. Et ärge väga palju jätke nagu veebi peale seda õppimist, et ikka koha peal on hoopis midagi muud. Et ise koha peal olla, küsida ja olla osaline. Et see on parem ka Tallinna Ülikooli loengutes. Kas midagi tahate veel küsida? Ja kuidas sa valisid oma diplomitöö teemat, et kas kui sa läksid kohe ülikooli, sa teadsid, mille sa Ei, ma kirjutama? ei teadnud ja ma valisin teema täpselt oma koolipraktikast, et mis mul oli parasjagu kõige põletavam teema, selle järgi valisingi. Et ma kohe alguses mõtlesin, et ma tahan teha sellisel teemal, millest mul oleks reaalselt kasu. Sa võid ju julgelt öelda, mis teema see sul on. Siis teised teavad. Ja ma tegin õppemängu, tegin tegevusuuringu, sellest tegevusuuringust ma kuulsin ka Tallinna Ülikoolis esimest korda ja mulle see kohe meeldis, see toetab õpetajaks olemist, et tegin tegevusuuringu ja õppemängu läbiviimise klassis. Et sellest mul oli kasu ja noh, et oma arust tegin õige valiku, et tahtsin, et oleks kasu ja sain ka kasu sellest. Ja teema valikul ma küll julgustan kõiki, et tõesti tehke see või hakake tegema sellisel teemal, mis teid ennast ka huvitab. Et selles mõttes, et tõepoolest, et see motivatsioon ei langeks, et teil oleks nagu huvi asja edasi uurida ja et kuidas see ikka välja tuleb ja selles suhtes jõuab ilusti lõpuni ja ütleme, Piia näiteks ongi 2 aastaga nüüd lõpetamas, vaatamata sellele, et on töötav õpetaja, nii et au ja kiitus sulle, Piia. Jah, et mul oli küll selles suhtes, ma pean ütlema, et kooliga maksab läbi rääkida ja saab neid tunde sättida niimoodi, et tunniplaan, tullakse vastu, et tehakse tunniplaan niimoodi, et saab käia õppimas. Nii, veel viimased küsimused. Ja jälle minu poolt. Ja palun. Mis see 7 tase oli, 7. tase oli, et mis see tähendab? Õpetaja kutse või mis ta täpsemalt on? Et Kristi, sina vead seda didaktika praktika asja, et... Ja, heal meelel räägin. Õpetaja kutse 7 on siis see, mis on terves Euroopas nõutud kutse, et sa võiksid õpetajana töötada. Et kui sa selle näiteks meie õppekaval õpid, siis sa võid minna ükskõik millisesse Euroopa riiki, näidata seda sertifikaati, mis on küll praegu, teda ei ole füüsiliselt, aga ta on meie haridusandme infobaasis sees, et mul on õpetaja tase 7 ja sa võid töötada ükskõik mis riigis, kui seal ei ole lisakeelenõudeid. Ehk et ühesõnaga ta annab meile sellise standardi, mis on kehtiv üle Euroopa. Aga Eesti seadusandluses on siis, kui varem oli niimoodi, et
ei tohtinud töötada ilma magistrikraadita õpetajana üldhariduskoolis, siis täna käib selle magistrikraadi lahutamatuks osaks ka see, et sul on õpetajakutse 7 ja see saavutataksegi siis läbi praktikate, mida sa teed, ja refleksiooni ja Piia alles siin nädal aega tagasi vist oli meil kutse kaitsmine. jah. Ja see on täitsa korralik protsess niimoodi, et kõik Tallinna Ülikooli lõpetajad seda siis peavad tegema, et nad esitavad oma õpimappi, kus nad on reflekteerinud oskusi, mis on siis nõutud õpetajal. Nii et see on selline lisaväärtus näiteks, Nadja, et kui sa läheksid ja lõpetaksid meil siin kõrval kultuurikorralduse või mingi interpretatsiooni eriala, siis need ei anna sulle seda õpetaja kutsetaset 7, et siis sa võid justkui mujal töötada, aga selleks, et koolis töötada, et sul võib olla magistrikraad, aga sul ei ole seda taset, et selleks, et koolis töötada, üldhariduskoolis on see väga vajalik. Nii et jah, põhimõtteliselt ta ei tekita teile mingisuguseid lisastressi või ka lisaaineid, ainult et see kaitsmine lõpus on natuke võib-olla selline kokkuvõtmist nõudev protsess, aga põhimõtteliselt on need lihtsalt praktikate käigus saadavad oskused ja teoreetiliste ja praktiliste ainete käigus saadavad oskused. Aga kas see kaitsmine, ma nüüd küsin üle, et see ju põhimõtteliselt toimus ka Zoomis. Ja, see oli Zoomi põhine ja. Tähendab, et ikkagi neid võimalusi kasutatakse, et Ja. kaugelt tulija ei pea siis nagu füüsiliselt kohal olema. Kuidas sinul läks, Piia, see kaitsmine? Mul läks hästi, ma arvan, ja ma selle kohta ütlen ka, et tegelikult õpetajakoolituse ained juba kannavad need kodutööd ja need, kuidas ma ütlen, et need pädevused juba sinna portfooliosse sisse, et sealt on väga hea üle korrata enda jaoks ka. Ja siis veel oma mõtted juurde lisada, et midagi ületamatult hullu see ei ole, et järjest hakata tegema enne kaitsmist, siis saab tehtud. Et see oli hea võimalus just teha see kutse kaitsmine koos õpingutega ära, et ma tean, et osad pedagoogid teevad seda eraldi. Ma ei kujuta seda isegi ette, kui nüüd lihtsalt hakata, kellel ei ole varem seda tase 7, et hakata seda portfooliot tegema, et see on päris raske, aga nüüd õpingute käigus tegelikult juba suur töö teevad õppejõud ära, nad kannavad need ülesanded, mis on läbitud, kannavad sinna sisse ja selle võrra on palju lihtsam tegelikult. Et midagi hullu see ei ole, lihtsalt vaja 2-3 päeva kokku võtta ennast. Nii, ja kuidas on, kas on tekkinud mingeid mõtteid veel või kõik on selgunud? Mitu soovijaid on sisse astuda, on teada juba või ei tea? Alles selgub juunis. Jaa, see selgub siis, kui sai siis registreerutakse. Jah. Ma tean, et minu üks kolleeg tahab tulla, aga teda täna siin ei ole, aga tal on kindel plaan. Väga tore ja ma tahtsin veel innustada teid nagu hästi ette valmistuma sisseastumiseks, et riik annab õpetajakoolituse õppekavadel õppivatele tudengitele päris suurt stipendiumi. Ehk et 10 tudengist 6 saab stipendiumi 400 eurot kuus. Ja see on nagu päris suur raha, et tasub hästi sisseastumiseks hästi valmistuda, sest esimese semestri stipendiumid tulevad nagu sisseastumistulemuste järgi. Nii et ma arvan, et nii Ardo kui Piia on nende stipendiumi saajate hulgas ja teil on hea eeskuju nendest võtta. Nii et see on ka niisugune motiveeriv asi, nii et julgustame. Nii, ja kuidas, kas on veel küsimusi? Ma võib-olla julgustaks, et kui ka teil praegu ei ole küsimusi, siis te leiate nii Vaike kui minu kontaktid selle õppekava reklaami juurest või mis iganes lööte sisse, et siis lihtsalt pöörduge otse. Ja nagu Vaike ütles, siis 19. maist saab hakata esitama dokumente. Kõigepealt siis otsige sealt saisist üles Tallinna Ülikool, siis äkki BFM või õpetaja erialad ja siis leiate muusikaõpetaja ja vot sealgi tulebki esitada dokumendid.
Ja ma arvan, et see lööb ikka kohe seal, kui on Tallinna Ülikool, siis on õpetajakoolitus. Kõik erinevad, on kunstiõpetajad, füüsikaõpetajad, matemaatikaõpetajad, muusikaõpetajad. Et ma arvan, et ei ole keeruline, et kõik on sellega hakkama saanud, eks ole. Arto, kas sul on olnud komistuskivisid? ei olnud, ma vist panin vist kohe muusikaõpetaja sisse ja mul kohe lõi ette. No nii, mul on üks küsimus veel. ja Et ma saan aru, et flöödiõpe on nii-öelda kohustuslik ja väikekannel on selline vaba valik. Oli nii? Just täpselt nii, jah. Mitte vastupidi, et seda ei saa vastupidi teha. Seda ei saa jah vastupidi teha, sest õppekava reguleerib seda. Okei, sest kui ma õigesti aru saan, muidu üldkoolis üldmuusikaõpe on vist, et sa saad, õpetaja saab valida, kas ta teeb tunnis flööti või kannet. Just, ja ta saab valida, aga kui teie küsimuse mõte oli ka kas või see, et te näiteks on väga head väikekandle mängimise oskused ja te tahaksite need nii-öelda võtast ehk varasematest õpingutest või kogemustest üle kanda, siis põhimõtteliselt ka valikainet on võimalik üle kanda. Et see ei ole probleem. Aga kannel on meil integreeritud esimese didaktika juurde ja seda teeb Hedi Reinsalu. Et teatud osas on ta olemas, aga tal ei ole nii suurt mahtu kui sellel eraldi plokkflöödi ainel. Okei, ja kui ma kunagi, mingisugune 2001 kunagi olen õppinud mingis osas flööti, ma isegi tegelikult ei mäleta, ma suudan küll mängida natuke, aga ma ei mäleta seda didaktilist poolt küll. Et siis nagu kui suur maht sellel flöödil on või lihtsalt mõtlen nagu, ja kas peab olema oma pill, kuidas sellised asjad on? Sellele nüüd annab võib-olla Ardo kõige parem vastuse, sest ta on värskelt läbinud selle. Ja, et selles mõttes pilli suhtes on niimoodi, et ta ei maksa, oma pill peab olema küll, võiks olla ikkagi selles mõttes, et ega selle koha pealt niimoodi parem on, kui on oma pill, sest sa saad nagu harjutada ka kodus või siis kus iganes sa oled, on ju. Ja see ei maksa palju, mina ostsin selle näiteks 20 euro eest sellest Stanford Musicust ja väga hästi mängib pill ja väga hästi. Aga selles mõttes ta on siuke, me käime ikkagi väga palju erinevaid positsioone ja neid sõrmevõtteid läbi ja ikkagi seda, et kuidas täpsemalt grupiga siis õppida koos plokkflööti, et see pigem jah, kui sa natuke oskad mängida või see ikkagi see mõte on ikkagi, et kuidas sa lõpuks siis rühmale õpetad seda pilli. Okei, ja see küsimus oligi sellest ajendatud, et mul endal tegelikult on väikekandle huvi olnud suurem ja mul endal kodus on ka väikekandled, et plokkflööt on ka mingi nirukas, aga lihtsalt oli see mõte, et äkki on võimalik isegi vahetada, et väikekandelt ma tahaks isegi edasi rohkem süvendatud õppida. Aga rohkem küsimust ei ole, aitäh. Aitäh. Ja nüüd viimane küsimus. Kes küsib? Või tahab keegi kommenteerida veel midagi? Ardo, ütled meile mõned niisugused inspireerivad Enne kui midagi inspireerivat ütlen, üks ma nende seoses klaverisaadetega, et selles mõttes, et siis nendega on jah see asi, et sul ikkagi oleks natukene saaksid seda närvikõdi ka juba, et kuidas sul see asi välja tuleb, kui sa oled ikkagi tegelenud sellega, et siis neid mängitakse siis didaktika tunnis nagu ette ja see on hea selline juba esinemiskogemuse harjutamine, et kuulajad on üldiselt didaktika õppejõud ja siis omad tudengid, et selles mõttes tegelikult on nagu turvaline keskkond, aga samas sa juba ikkagi sa ei mängi seda ette kuskil ainult mingile sõbrale või niimoodi või lihtsalt mõtledki, et ma õpin klaveri selle õpetajaga koos selle ära ja nüüd lähen kooli, et tegelikult sa saad seda juba läbi praktiseerida. Et see on et seda siis saab ka ja minu meelest ma ikkagi olen tundnud, et rohkem on parem see, kui sa ikkagi teed seda koha peal, et esimesel aastal on võimalik ka see, et sa saad videona saata, kui ütleme, ei jõua neid lugusid nii kiiresti ära mängida või ühesõnaga seal on mingisuguste skeemide või nende rütmi asjade õppimine, aga üldiselt on parem, kui sa koha peal mängida, saad selle parema tunnetuse sisse.
aga inspireerivad. No mina võiksin öelda, et praeguseks ma juba pigem nii-öelda tunnen ennast turvaliselt, minnes nagu õpetama kuhugi siis kas lasteaeda või kooli, et ma tean, miks ma midagi juba nagu õpetan ja kuidas lapsed sellest kasu saavad, sest et ma tean, et bakalaureusekraadiga ma oleksin saanud lasteaeda õpetama minna, aga üks põhjustest, miks ma tulin magistrisse õppima, oli see, et ma ei tahtnud kuidagi hakata valet metoodikat kasutama või valesti nii-öelda õpetama. Ja praegu ma juba oskaksin rohkem mõtestada seda, et miks ma lastele midagi annan ja mida ma ei peaks tegema, sest et see pärsib nende arengut. Nii et jah. No vot, et aeg on nüüd meil liikunud ka nii, et kell on 16:55, 5 minutit enne 5. Et soovime siis kõikidele ilusat päiksepaistelist õhtut ja ootame teid muusikaõpetaja õppekavale. Et olete kõik väga oodatud. aitäh. kõike paremat, jääme ootama kohtumist. Ja. Kõike head ja